ongi, et ja kellegi peale loota kui meie aktiivsetele kultuuritöötajatele. Tähendab kultuuriinimestele nagu Kaja ja siis muidugi meie kooliõpetajad ja tänu kellele. Kalbu on üldse nii, nagu ütlesidki, et sa ka Kalmoškaga mängid, eks, et teil on Kaja, kes annab sellist pärimus. Meil ongi tänu sellele, et meil on need inimesed, kes lihtsalt teevad. Ja need suvistegi, kui siia Suvisted on 10 aastat on suvisted korraldanud Eesti, eks, ja kontserte Mõisapargis, et need on nagu sellised ilusad ja praegu arhailiselt meelt lindistavad Järvamadise plaati eraldi kohe selliste reegilaulude. Ja et see Urmo on selle võtnud sihiks kohe, et selle Järvamadise kihelkonna pärimuse saaks vöödik, Verklas vöödik, kui hästi punast väri saab. Ja need viid sa siis nüüd kooli? No ma need viin kooli, jah. Et me eile lastega käisime, mul on loodusring Albu koolis. Juba mitu aastat teinud ja loodusringis on mul praegu 1. kuni 3. klassi lapsed, põhiliselt olidki 1. ja 3. klassi lapsed mul eile. Käisime metsas, aga meil polnud aega metsas olla rohkem kui tund aega ja siis me vaatasime seeni on praegu vähe. Siis korjasime samblaid ja samblikke, siin on samblad ka, kes on seal Palumetsas ja Nõmme metsas. Siis me käisime rebasurge veel vaatamas ja siis tuligi tagasi tulla. Vahepeal jäime vihma kätte veel ja palju aega ei olnud. Palju on teil lapsi? Et kuskil on praegu eile oli 8, aga eelmisel aastal oli mul 13. Aga nüüd 3. klass läks nüüd 4. siis 4. klassi, siis need enam nüüd loodusringi ei saanud. Aga oleksid tahtnud vast? Meeldivad? Jah, tahtsid jah, aga tegelikult ma tahan 4. kuni 6. klassi lastele ka teha loodusringi, aga tunniplaanis ei ole leida aega. Lihtsalt tunniplaanid on nii. Ja ringe on hästi palju, lapsed võtavad palju ringidest osa ja siis tunniplaani annab väga raske, kuidagi annab, aga algklassides veel, aga teistes on juba raskem saada. Ta ringitundi. Ja 1 tunniga ei tee mitte midagi. Põhiline on see, et me väärtustaksime seda, kus me elame. Nii neid inimesi, kui ka seda loodust ja elukeskkonda üldse. Sest et kui me praegu ongi kahju, et inimeste arv meil ikkagi väheneb kogu aeg. Ja kui noorte käest küsida, et kas nad tulevad tagasi, kui nad on koolid lõpetanud, siis oli see noorte volikogu üritus, me käisime seal. Ja ei. See oli noorte volikogu, see oli siis üle valla need noored, et ei tule, et siin pole midagi teha ja linnas rohkem võimalusi, aga see peab olema juba tegelikult koolist, juba siinsest koolist, et nad tunneksid oma kodukohta, oma kodukoha väärtusi ja et kasvataks oma juured alla. Ütleme, et nad võivad ära käia, aga muidugi käivad kõrgkoolis ära ja tulevad tagasi, kui neil oleks kuhugi tulla. Et kortermajas keegi elada ei taha kindlasti enam, aga ega ei ole ju ka võimalik oma kodu rajada. Esiteks, kuigi mingi maja müüa on, siis ei saa pangast laenu. Oled noor, sul ei ole oma sissemaksu maksta. Pank ei anna ka, sest selle vara väärtus on nii väike siin, et ei ole nagu piisav tagatis. Ja siis ongi nii, et meil neid, kui ka tuleksid noored tagasi, siis neil ei ole kuhu tulla. Aga mis meie siis saame nagu ära teha? Mis me saame ära teha? No kõigepealt on see, et neil oleks need juured alla kasvatatud. See on väga oluline, see hariduseks ja sellega sa juba tegeled. Et nad tahaksid siia tagasi tulla. Ma tegin kevadel just siin Albu koolis lastele sellise matka siin
kuni jah, Vetepere külla jõudsime välja, tutvustasin neile siis seda vaatamisväärsusi, ajalugu, et nad teaks sellest kodukohast üldse rohkem. Sest õppeprogrammid on kõik ühesugused ju. Et sihukest koduloolist matka tegin neile. See on väga tore. Et seda kõik lapsed tegelikult võiksid teha. Võiksid teada. Eks, et kus eriti, et tegelikult siin maal on ka päris palju nagu perekondi, kes ongi, kelle vanaisad, vanemad on ka siit pärit. Ja kes on nagu paiksed olnud kaua. Ja kui nüüd vaadata tänavust seda esimesse klassi tuli Albu koolis 14 last ja enamus teie vanemad on käinud siin samas koolis. Et see andis küll väga suguse hea tunde, et on noored tagasi tulnud ja nende lapsed tulevad siia kooli. Aga just, et kuskil, kus elada on, töökohtadega on ka muidugi probleem, aga tänapäeval on võimalus ka ju kaugelt töötada. Ja aina rohkem. Ja aina rohkem, meil on siin üks noor pere, muidu meil on külas kõik sellised, juba, eks ole, pensioni ikka jõudnud. Ja siis tuli meil üks noor pere, see maja oli müügis ja nad mässasid selle majaga ja ega nad pole valmis saanudki ja töötavad siis, siin on nüüd 3 last, kaksikud, 3-aastased ja siis 1-aastane on veel tüdruk, et nii tore vaadata. Et me hoiaksime seda elukeskkonda siin, et meil oleks need teenused, vajalikud teenused. Sellel koolil oli ka ju samamoodi ju. Siin, kui tehti 2018 vald tellis selle haridusvõrgu analüüsi ja siis oli, et 6-klassiliseks läheb ja oli analüüsis oli, et eelmisel aastaks oli 63 õpilast ainult, aga tegelikult meil on selle sügisel 99 õpilast. Et kool on ikkagi ka nagu kogukonna süda, eks? Ei, kui kooli ei ole, sul on täitsa mure Ambla pärast, eks ole praegu. Amblas kaotati ju kool ära, ja samas seal on nüüd tugev kogukond. Mis sellest kohast saab, et suur koht ka oli see. Tugevale kogukonnale äkki paras väljakutse üks uus kogukonnakool tuua. Seda erakooli vaevalt tegema keegi hakkab, sest see nõuab vahendeid. Aga kui kaob kool, siis on ikka... Toeks olla. Siis on ikkagi tegelikult külal või sellel kogukonnal ikka väga raske hoida neid inimesi. Noored inimesed, kooli pole, kui lasteaeda pole. Aga siin volikogus, kuidas sa tunned, sina oled olnud juba, sa ütlesid üle 23 aasta. 23 aastat kokku volikogus olnud. Albu volikogus ja nüüd siis 2 koosseisu Järvevalla volikogus. Ja siis veel seal vallas tööl ka varem? Jah, vallasekretärina tööl, jah. Et siis sul on nagu väga hea selline ülevaade kõigest sellest, mis on olnud ja kuidas nüüd on, kui on see suur Järvavald tulnud. Ei, seda küll, jah. Ja samas saab ju vald teeb neid otsuseid, et kuidas meie koolivõrk on? No vot, ma olen olnud kogu aeg opositsioonis. Selle 23 aasta jooksul ma olen ainult 1 aasta olnud koalitsioonis. Ma olen Albu valla ajal isegi üksinda opositsioonis olnud. Kuidas see tundus? Üksi olla kõigi vastu? Tähendab... Et miks sind siis punti ei võetud, et kas? No vot, ma olin teises nimekirjas ka. Aga ega mõjutada saab ikkagi ainult argumentidega, kui saab. Aga kui teised ei soovi neid kuulda võtta, siis ei ole midagi teha. Seepärast ma töötan ka alati volikogu materjalid hästi läbi ja esitan küsimusi ja püüan nagu vähemalt neid siis kuidagi mõtlema panna.
kui mina vaatasin paari volikogu järgi, siis need on kõik YouTube'is ju, otse Ja, ülekandega. ja. Siis mul oli küll natukene piinlik võib-olla selle inimeste mõttelaiskuse või ignorantsuse poolest, mis puudutab meie keskkonnateemasid. Ja sina olid selles suhtes tihti ainus, kes üldse küsis midagi või midagi välja tõi. Ja tihti ka väga olulisi asju, mis on nagu võib-olla silmade vahele jäänud. Ja paratamatult sellele ju nad peavad reageerima, eks, ja parandused sisse viima, et juba see on nagu suur töö. Jah, et ma mõtlen, et ma töötan nad läbi ja ma leian vahest sealt mingeid vastuolusid või mõned asjad tekitavad küsimusi kõigepealt. Sest kui ma ise komisjonis ei ole, siis ma ei tea ju ka seda, pole saanud ju küsida siis. Ma küsin siis volikogus vähemalt. Ja. Et teinekord on saanud küll mingid muudatused sisse viia ka kuskil komisjonis. Viimased, mis ma vaatasin eelmise aasta omad oktoobris-novembris, üks oli see Sääsküla uuringu muudatuseks. Ja see tundus mulle küll nii riskantne ja ohtlik ja et ei peaks ütlema jaa sellisele asjale. Aga no see oli nüüd see geoloogilise uuringu luba. Et see oli üldse väga imelik. Alguses oli neil uuringuala, siis nad said midagi nende jutu järgi, midagi ei leidnud, siis nad jätsid ühe pisikese tüki ja tegid muudatusena ja võtsid suure ala veel uuringu alla. Et põhimõtteliselt nagu uus luba oleks pidanud. Sisuliselt oli see uus luba. 20 hektarit teist see ala. Oli 3 hektarit oli ainult seda, mis nad jätsid ja siis see tuli muudatusena, et see oli väga imelik. Ja tegelikult ega me ei teagi, kas nad seal midagi leidsid või mitte, sest et aruannet ei ole selle uuringuala kohta. No ja seal olid need kaitsealused liigid, teine ja kolmas kategooria, mis nagu välja jäänud, eks, et ja luba anti kuni 100 augu tegemiseks, saame aru, kuni 18 meetri sügavusele. Midagi oli seal, hästi palju oli, jah. Et kui sügaval siin see põhjavesi on, et kas ei ole mitte 18 meetri peale juba kaevusid, kindlasti on. Et kui teha 100 auku nii sügavale, et siis see võibki Aravete piirkonnale kaevudes vee ära viia, veesüsteemi ära rõhutada. Kõikide nende kaevanduste puhul on see vee küsimus kõige valulisem. Nitraaditundlik ala on, et nii, sinu telefon. Geoloogilise uuringu loast on väga raske keelduda, sest kohtus seda tavaliselt ei võida. Aga õnneks on, ja see oli üldse huvitav, Keskkonnaamet ei teavitanud üldse neid kinnistu omanikke, kellega see uus ala nüüd piirnes. Teatis need teavitamata. Nii et see oli Keskkonnaameti poolne viga ka. Õnneks on need maaomanikud, nendega suhtlen ja mis nad siis kostavad? Ei, vaiet esitasid isegi selle kohta. Ja kui nüüd tõesti tuleb kaevandamisloa taotlus, kui tõesti midagi leiavad, siis seda ei saa läbi lasta, sest ainuke võimalus on siis sealt materjali välja tuua siia Alpu. Ja seal on visike tee sealt niimoodi majade vahelt läbi, et see on lihtsalt ohtlik ja suure tee peale tulebki ja ma ei tea. Ja et minu seisukoht on küll see, et me ei saa riskida sellise, nagu põhjavesi on meie kõige tähtsam ressurss, joogivesi, puhas joogivesi, et me võtame seda iseenesest mõistetavat, et me saame kraanist juua, aga suurem osa maailmast ei saa. Et ostavadki pudelivett. Et see on see, meie looduskeskkond on nii väga väärtuslik, mida me elades siin, võib-olla me seda väärtust ei taju, sest me oleme sellega harjunud. Kogu aeg nii olnud, meil on need metsad, meil on puhas vesi, meil on puhas õhk, me oleme sellega harjunud. Ja kui tulevad välismaalased, nad ahetavad. Mul käisid just suvel sakslased, saksa pere üks käis. Ma käisin nendega mitu päeva, me käisime rabas ja siis me käisime looduslikke orhideesid vaatamas ja siis me vaatasime ajaloolisi paiku ja rääkisin ajalugu ja siis muuseumis käisime ja
ja tegelikult neile ikka õudselt meeldis, neil seda ei ole, sellist loodust enam ei ole. See on, ja just, et ma näitasin just, et looduslikke orhideesid nii ahetasid, sest et meil neid kohti praegu veel on, aga mis saab edasi, et no et kui mingi kaevandus viib põhjavee näiteks või niimoodi, et kaevust, eks, et sul on võib-olla seal, ma ei tea, 8 või 10 meetri peal see vesi ja siis see kaob ära, eks. Et noh, siis on juba hilja, siis on nagu kõik see, ma arvan, ikka aasta sadadeks, kui mitte rohkemaks võib-olla see kadunud, see kiht, eks. Et seda ühte kaevandust vähemalt meil nüüd õnnestus ikka kaevandusloa nagu tagasi lükata volikogus, et õnneks ta kohtusse ei läinud, aga see oli täitsa albus. Et see mägi, mis taheti ära vedada. Ja siis olid ka inimesed olid ka täitsa. No ja Koerus ma sain aru, et Kalitses ka samamoodi. Kalitsa sai ju kaevandusloa ju. Kuidas seda tagasi ei saa pöörata? Seal on ka ümberringi ju tegelikult on kaevandused juba, siis metsa ka enam ei ole ja siis rohevõrgustikku, noh, nad ütlevad küll, et kaevandamine ei tähenda rohevõrgustiku kadumist, et noh, et kasvab uuesti mets peale ja nii edasi, aga millal? Et kas need loomad hakkavad sealt siis liikuma, kui on karjäär? No ja tegelikult see kogu see ökoloogiline pinnase taastumine ja nüüd on muidugi see ka veel, Karinul ka veel see teine karjäär, mis nüüd sai geoloogilise uuringu loa ju. Ja siis oli Ervita, see Turbaraba, sinna küsisid juurde, mina olen seal ikkagi poisina kalal käinud ja see on ilus järv, kus ümber jalutada ja männimets, kus mustikad on. Et noh, et see viimane jupp, et seda ka nagu volikogu lihtsalt kõik tuima käega hääletas kõik poolt, me oleme nõus, las Keskkonnaamet otsustab, et aga mul tundus, et koha pealt nagu vastutust ei taheta võtta, et kui see on meie maa ja me peaksime seisma selle eest. Sest tegelikult alati on saanud küll, noh, Roosnas on ju see Liivaku karjäär ju, see laiem, see tehti ka nüüd. Selle tehti ka mitte nõustumise otsus. Aga karjäär ju, kui needki on, mis olemas on, kui need, sealt saab ju võtta. Mul on küll ühe paekarjääri pärast hea meel, et Orgmetsa külla, sest mitu aastat tagasi, ma olin siis Järva valla volikogus juba, kui oli geoloogilise uuringu luba ja paekarjääri jaoks. Ja ma siis käisin seda ala vaatamas. Ma läksin selle pärast vaatama, kas on mõnda kaitselust liiki pole. No ja siis vähesin auto ühe maja tee otsa, kitsas metsatee, muidu ma seal tee peale jätta ja siis tulid välja inimesed küsima, et mis asju maja on ja ma seletasin ära, milles asi ja nemad ei teadnud midagi. Et see geoloogilise uuringu luba on üldse taotletud ja läksin siis metsa ja alguses ma ei leidnud nagu midagi, lõpuks leidsin kuldkingad. See on siis Euroopa direktiivi liik, teine kaitsekategooria. Ja see, kelle maja see oli Keskkonnaametis looduskaitsebüroo juhataja. Need andmed läksid kohe registrisse. Ja sinna ei tulnud mingit karjääri. Aga nad ostsid vist paar aastat enne seda ostsid just selle maja. Ostad sinna maja, tuled maale, ilus loodus ja siis tuleb sul ukse alla karjäär. Kui palju sa oled kursis sellega, kui kaugel see tuuliku arendust ei ole mingisuguse eelnõu ja ei, ma küsisin eelmine volikogu vist, et ikka on õigusabi on nad siis võtnud, et seda planeeringu menetluse lõpetamise otsust teha. Aga sellesse koosseisud enam ei tule.
noh, nad kuidas ütlevad, sulle tundub see kõik see viivitamine ja alguses pidi ta aprillis tulema volikogu, siis ma lootsin, et tuleb mais ja noh, nüüd on juba, eks ole, septembri lõpp pole isegi mulle tulnud. Ja siis nad tõid näiteks, et Põltsamaa läks nüüd vist kohtusse läks juba vist või pidi minema Põltsamaa otsus. minu arust on ainult ähvardused või et mingit sellist, ma ei tea, Ma ei et oleks Aga nendel on nii palju raha nendel ettevõtjatele, et vallal sinu jälle ei ole. küsimuse peale, et noh, et mis mulle nagu kõrvu jäi, et Toomas, kes meil vallavanem on, vastaski, et noh, et me proovime siis nii, et me ei kulutaks sinna eurotki. Ja noh, et mina olen ka temaga ju suhelnud aasta algusest nagu eraviisuliselt telefonis mitmeid kordi selles ja volikogu ees käisin ka, andsin ettekande, et ütlesin, et noh, et kaasake mind sellesse ja et see volikogu, kes selle tõi, peab selle ära ka viima, et ärme lükka edasi. Ja nii sellesse volikogusse, mis nüüd neljapäeval tuleb, kui eelmisesse, noh, et ma saatsin meili volikogu esimestele, et ma tahan ikkagi veel ettekannet teha ja sõna võtta. Meil ei ole sellest üldse räägitud. Jah, et eestseisus otsustab, et ei, et noh, et ei saa, et enne valimisi ka ja et noh, mis noh, natukene nagu nõme, et tegelikult vastutust ei taheta justkui võtta, et nagu, et venitame või veeretame selle järgmistele, aga samas noh, see on ka mingisugune signaal. Minu sõnum on olnud, et mida kiiremini see lõpetada, seda odavam see on. Ma sain aru, et lugesin seda lisaeelarvet, et on saadud toetust isegi selle jaoks, selle õigusabiteenuse jaoks ja selle lisaeelarvesse sisse, mis oli 25 000, midagi sihukest. Et kui tõesti on sellest abi, et juristid aitavad meile selle otsuse eelnõu kokku panna, mis on tõesti kohtu jaoks ka juba nagu see ei ole ainult juristid, eks, et see peaks olema minu arust sisuline töö kaasatud võimalikult suur ring, et olekski nagu sinu ja minusuguseid küsijaid, pädevaid, kes suudaks nagu ka loogiliselt ja No nii palju on, et nad on ju need küsitlused ju tehtud ja ettepanekud saadud, et mina ei ole näiteks mingit vastust saanud siiamaani, kui ma eelmine aasta saatsin ikkagi pika ettepanekute nimekirja, et kogu selle planeering lõpetada ja miks ja ei olegi saanud KSH-s vastust. on nii suured nagu sisulised möödapanekud, siis nende möödapanekute näol seaks kogu KSH kahtluse alla, et kuidas siis, kas siis, mida me sellest üldse siis usaldada saame. Et siis ei saa võtta nagu hakata kehva konstrukti ilusaks proovima mudida, vaid tulebki teha järeldused ja no et Keskkonnaameti ei kooskõlastanud, see on juba ju hea argument. Ja sealt kirjast Keskkonnaamet, mis saatis vallale, oli ka ikkagi noomiti, et ei peaks looduse eest ära kolima inimestelt, eks, et mets ei ole, noh, ja minu argumendid on eeskätt tervis, et see ei ole tõestatud, vaid vastupidi. Ei no, aga samas on see looduskeskkond ka oluline, et kui me nüüd, inimesed elavad siin maal ilus loodus, eks ole, ja siis me paneme siia püsti tuulikud, aga mis kõige hullem on see, ma käisin just suvel, see Roosnas on üks kuldkinga koht ja maaomanikuga käisin rääkimas, ma käisin selle kuldkinga siis üle lugemas seal ja 100 meetrit temast, sellest tema metsast tuleb tuulik. No ei tule, me ei lase. Ja siis ma kuulasin neid linde, kuna ma ju teen linnuvaatlusi ka, kuulasin neid linde ja mõtlesin, mismoodi need siin hakkavad siis elama nüüd, kui 100 meetri kaugusel on see tuulik uhisemas, ma ei kujuta ette. Ja mis tuulikuks, aga selle ehitamiseks peab olema. Kõigepealt materjali tehakse teed, kuskil on vaja kaevandada, kruusa on vaja, tehakse teed, siis need suured platsid. Tuuliku all on 2000 tonni betooni. Ma mõtlengi. See ise on 500 tonni ja kui ta siis nagu tekitab sellist mingil määral seismilist vibratsiooni,
500-meetrine teraskonstrukt. Siis karsti jalal. Kaja, ma jõudnud. Ma vaatasin kaamerasse. Kaja on sinu ja Albu suur ta on ikka varandus. fantastiline inimene, kuidas ta jaksab. Et õpetaja ja siis on tal laulukoori, pillimängijad, pilliringid, muusikakooli õpetaja veel ja et uskumatu ja siis neid kogukonna asju ajame ja siis ta on jah, aga see, mis materjal sinna läheb, siis tehakse, siis metsa võetakse maha, eks ole, siis tehakse kuskile veel mingid elektriliinid, see killustab selle metsa nii ära, esiteks pole seal loomadel kuskil olla, meie ilus loodus on kadunud ja hiljuti käisin just Ida-Virumaal ja vaatasin neid tuulikuid, mis laseris on. 60 meetrit on nende kõrguse juurde. Siis vaatasin ka, ühel pole üldse tiivikuid enam küljes, teised ei käigi üldse ringi. See üks põles maha, millel pole tiivikuid. No võt, et me ju ei tea üldse, kas seda kõike vaja on ja me rikume see looduse ära. No päikesepaneele on ka palju, aga nende ajal, kui need ära võetakse, sealt seda maad saab kasutada. Aga kui need tuulikud ükskord, neid enam vaja ei lähe, siis sa ei saa ju taastada seda loodust, mis seal on. See olekski järeltulevatel põlvedel ikka karm, jah. Et ei tohi lubada. Ja no muidugi, mis on jah... Aga kas teil on opositsioon, Arto? Looduskeskkond, teiseks kinnisvaraväärtus ju ka väheneb. Aga ma olen, mõnes mõttes on see, et on lastud natuke liiga kaua ju oleme seda nüüd viivitanud selle menetluse lõpetamisega. Et ma saan aru, et need arendajad kogu aeg tegutsevad, ostavad maid kokku, sõlmivad hoonestusõiguse lepingud, metsa võetakse maha ja inimestega sõlmitud juba lepingud, kui palju neile maksma hakatakse, et see on tema risk tegelikult, see on ettevõtja risk, et ta sõlmib neid lepinguid ja ostab maid kokku ja aga seda suurem on nendel see motivatsioon pärast kohtus minna. Mina panin enda sinna lubadusse, et seda ärihuvides me ei loobuks oma elu ja looduskeskkonnast teiste ärihuvides. See on väga üllas, mina olen ka selle poolt, see on nii loomulik, et me peaks kõik selle eest seisma. On see siis karjäär, eks ole, mis tahetakse kuskile siia külla teha, või siis on need tuulikud, et teiste ärihuvi ja see, võivad rääkida mis tahes, et kas te siis seda rohelist energiat ei taha aga me ei saa ju seda meie enda huvides sellega nõustuda ja pealekauba see raha läheb kellegi taskusse ja Eestist välja, meie inimesed ei võida mitte midagi, see tõesti see talumistasu on niivõrd väike. Et kui see on meie kogukonna vara ja loodusvarad, me peame järeltulevatele põlvedele ju jätkusuutlikult hoidma. Oma lastele, eks ole. Ja isegi kui on kuskil karjäär, siis raha peakski siia jääma kogukonnale, mitte niimoodi, et me saame 1% suure kompromissina ja riik saab 24 ja mingi ettevõtja kuskilt saab ülejäänud. Et pigem kui on nagu kogukond selliseid asju teeb, siis võikski olla kõik kogukonnale, mitte vastupidi. Kui need on meie ühised ressursid, samamoodi metsaga, et see ei peaks minema kellegi kasumiks, graanuliks kuskile Taani või kuskile minema Muugast. See metsafirmade lobi on ikka nii suur, et seda metsa arengukava vist ei saagi kunagi valmis. Ma vaatan, mismoodi neid metsi raiuvad, et kõigepealt, mismoodi seda tehakse ja tegelikult, mina olen õppinud
Põllumajandusakadeemias ju metsandust. Ja ise mõtlen küll, et jah, küll mul metsanduslik haridus on võib-olla hapuks läinud selle aja peale, 45 aastat tagasi lõpetasin, aga minu meelest see ei ole õige metsamehe tegu, mis nad teevad nende metsadega praegu. Võiks ja peaks nagu hoidma ja kaitsma seda, et me saamegi koos selle loodusega siin olla ja väärtustada seda elukeskkonda. Et pigem ongi see, et inimesed tahavad looduses elada ja see on, nagu sa ütlesid, nii eriline kõigi jaoks üle maailma. Et nähkem ise seda ja tulgem siis, ma ei tea, linnast siia tööle, tooge oma juurte juurde tagasi, tulge vähemalt ja võib-olla mingid toredad uued inimesed suudame ka kogukonda võtta, kes ei laosta meid või reosta, vaid hoiavad ja teevad kui nad juba siia elama tulevad, siis nad hoiavad. Nad peavad seda oluliseks, aga see nii kaua, kui nad... No mõned on niimoodi läbisõidul ja ei huvita väga miski neid üks või teine. Jah, et kogukonda sulanduda on raske siin, peab neid kaasama. Aga ega selline lihtne ei ole, kui tuleb inimesel endal, kes tuleb siia elama, ei ole lihtne koputada ukse peale, et et ma teeks seda või teist või samamoodi ise peab kogukond olema huvitatud sellest inimesest. Kui ma nüüd võin natukene terav olla, mitte sinu suunas, aga siis, et Pihelgas, kes meil volikogu esimees oli, nüüd liikus edasi ja on hoopis Kambjas, eks, et ta on küll siit Aravete juurest Samblast pärit, aga ta on vist Imaverest pärit. Imaverest hoopis? Jaa, aga ta oli Ambla vallavanem ja siis Järva vallas. Et aga seda oli küll mul nagu piinlik vaadata, kuidas tema sinu headele küsimustele lihtsalt nagu mühaklikult kuidagi vastas, ignoreeris ja ütles, et lähme edasi ja lähme hääletusele. Ta ütles, et 3 küsimust, nagu töökord ette näeb, rohkem ei saa küsida. Siis ma vahepeal ütlesin küll, et kõrval Artule või Velole küsiks edasi. 3 küsimust ainult tohib küsida. Ja kui sa oled ainus, kes neid eelnõusid läbi loeb, üldse mõtleb sellele, siis lihtsalt see oligi väga kurb, et selline asi on, aga loodame, et uus koosseis saab viljakam ja lugupidavam. Me loodame ka, et seda koostööd, et isegi siis, kui ütleme, et ühed on koalitsioonis, teised on opositsioonis, et seda koostööd, aga seda tahet Pihelga poolt ei tulnud. Aga nad ei kandideeri üldse meil enam, et siis seda nagu ega ma seda... tuleb uute inimestega mängida ja... Ma ei tea, seda tammikusse ka hästi ei usu. Aga kuidas sa näed, kuidas see volikogu võiks olla viljakas? Et kui sa oled mõelnud ja sa oled olnud koalitsioonis, vaid... Opositsioonis olnud. Aga koalitsioonis oli jah selles suhtes, et mulle ei meeldigi seal olla. Kui sulle öeldakse, kuidas sa pead hääletama. Aga äkki saab kuidagi selle vastu ja selle poolt, et on vabadus ja tarkus ja õiglus ja ühine otsus. Vahet ei ole, mis erakonnast või ei, see on nüüd väga hea unistus. Aga võimalik usud, et on? Et me oleme koostööks valmis, aga kui siin lihtsalt rullitakse üle, et me siin oleme rääkinud, et me oleme vist 2 korda on meil läinud ja oleme saanud poolt hääled oma otsusele taha. Ja siis läheb järgmine volikogu või paar volikogu edasi ja nad ikka teevad selle nii, nagu nad tahavad. Aga võib-olla kuidagi selle avalikustamise ja kogukonna kaasamise ja sellise debati ja võib-olla oma mingi mõtlengi taskuhääling, et inimesed ka kaasa mõtlema, aga volikogus nad otsustavad volikogu liikmed. Kui on nagu avalikult halvasti, siis on ikka raske otsustada nii, et avalikult valesti otsustada, et siis võib-olla niimoodi kiirelt edasi liikudes ja kui keegi välja ei tee, saabki, ma ei tea, kogukonna vara maha müüa või meile halba otsuseid teha. Et aga kui me üheskoos julgelt seda debatti peame, opositsioon ja koalitsioon ja kõik nagu
proovime ühise hüve no nimel vot, tööd teha, kui seda mitte debatti kellegi huvi, peetakse, jah. konkreetselt iseka huvi vastu. No kui seda debatti üldse peetakse. No näed, siin juba vaikselt alustame. Ahaa! Kas see ongi selline mõte praegu? Jaa. Et ma arvan, et kui inimesed näevad ja kuulevad neid, kes päriselt tahavad panustada, siis need on ka altimad oma häälte toetust ja võib-olla muud moodi ka toetust avaldama. Jah, tegelikult kõige tähtsam on see, kui nüüd valimisi mõelda, et inimesed kõigepealt tuleksid valima. Et nad ei oleks nii väga ükskõiksed, et mis minu hääl või mis ma ikka teha saan, või tegelikult valijad ju otsustavad, kes sinna volikogusse saavad. Meie kõigi töö. No jah. Ja vastutus. Ja ma arvan, et kohalikul tasandilt see muutus algab ka ühiskonnas. Et me saame olla pigem eeskujud ja rääkida läbi ka selle keskvõimuga, mitte öelda, et me oleme lihtsalt ohvrid ja meil pole midagi teha. Ja no selle keskvõimuga muidugi on probleemid. Ikkagi pannakse ka omavalitsusele järjest rohkem kohustusi peale. Finantsi selle taha ei tule. Kõige parem näide on praegu hooldereform. Riik ütles jah, et kõik lükkasid omavalitsuse kaela, aga selle raha, mis omavalitsusele ta annab, sellest rahast ei piisa. Et revisjoni komisjonis oli meil viimane komisjoni koosolek oli septembris, et sotsiaalteenused. Ja meeletu raha läheb hooldekodudele, need tõstavad ka omakorda veel hinda. Nii kui nüüd pensionid tõusevad, siis tõstavad hooldekodud ka oma hinda ja omavalitsus muudkui ka maksab. Et tegelikult oli mõeldud ka koduteenuste arendamiseks seda raha, aga see ei jätku. Selle jaoks ei jätku seda riigi raha ja koduteenuseid ikkagi saagi arendada. Ja sellesi neid ülesandeid muudkui ka pannakse peale. Ja see, kui palju raha antakse, on ka poliitiline otsus ainult, eks, et me saame 11,9% üksikisiku tulumaksust, aga miks see võiks olla 20%? Jah, et see on nüüd üks asi, see vähemalt on kindel asi. Aga see, mis on toetusfond, ja tasandusfond, seal on oma valemid, mismoodi seda arvestatakse ja siis kauge läheb vähemaks. On see teede raha või see on püsinud juba aastaid ühesugune. Ma lugesin just täna seda uut teede arengukava. Kui palju oleks vaja raha teede korrastamiseks? Me ei saagi neid kunagi korda. Kui palju on vaja siis? Ei, ma vaatasin, seal oli piirkondade viisi välja toodud. Ikkagi miljonites. Toome raha linnast maale, Euroopast siia. Kuidas me toome? Tuleb tõstatada neid teemasid, läbi rääkida, kus on erakonnad ja kohapeal inimesed saavad oma erakondade sõnumit viia sinnapoole üks hetk. Aga riigieelarve on nii, nagu ta on, eks ole, tõmmatakse igalt poolt koogule. Kõik on lõpuks valikute küsimus ja ei ole nagu kivisse raiutud need kõik teevad kõva häält. Prioriteedid. Kõik võitlevad. Aga aitäh sulle, Ester, igal juhul. Ma arvan, et väga, väga tore, et sa jagasid neid asju ja ilus lugu. Ma ei tea, kas sa Karmoškat ka meile mängiksid? Ma vist ei mängi. Peab tulema vaatama. Laupäeva hommikul. Paides, arhailised mehed ka laulavad. Ja, mehed on kaasal, jah. Et jah, vahest aitab see, et tuled volikogust ära ja võtad pilli kätte ja saad oma pea tühjaks. See on mõnes mõttes hea pingemaandaja küll. Või tegelikult ega ma mõtlesin tükk aega, kas ma üldse kandideerin, sest ma olen nii kaua olnud. Aga siis
oleks valimisliit saanud jätkata. Me oleme Artuga kahekesi selle seltsiku lepingu teinud ja et sama nimega jätkata peab olema rohkem kui pool alles. Tore, ma arvan, et väga, väga hea, et sa kandideerid ja loodetavasti ikkagi Miks sa meie nimekirja tahtnud tulla? toetavad. Ma olen seda põlisrahva asja ja Agu on seal EKRE nimekirjas ja siis see kutse tundus väga selline usaldav ja võimalus, et saab ära teha seda tööd. Ja mina niikuinii seisan selle sama loogilise ja kõigi hüvanguks kaasava valitsemise, vallavalitsemise eest, eks, et kui meil see juhtimine meeskonnatöö saaks nagu paika, siis vahet ei ole, mis erakonnas inimesed on. Aus ja avatud juhtimine, aga ei ole sellesse hästi usku, kuna kui meil on kohalikud inimesed peavad, minu arust ei oleks üldse vaja mingi erakondi koha peal, et ja nagu tore, kui on mingi kui toetus, meid juhivad inimesed, kes tegelikult ei ela siin. No jah, selle poolt ma ka ei ole, et ei tohi nii olla, et kohalikud ikka peaks siit otsustama, eks. Ja see põlisrahva liikumine on ka just kihekonnapõhine, et hoiame neid nagu seda pärimust ka elus, mis meil siin 800 000 aastat on olnud. 800 000, millal meil olid siin lepingud järvakatena Roomaga ja erinevate riikidega, selles suhtes meil on mida nagu arendada ja tähendada. Kultuuriga taas elustada ja mul on hea meel, et te Alvus seda teete. Ei, me seda teeme, jah. Seda kassi istuda. Et kõigiga jõua lihtsalt teha, et kunagi ma tegin pärandkultuuri inventuuri, see oli 2007, ma tegin Algu vallas pärandkultuuri inventuuri ja siis vaatad, mismoodi, see on selle pärandkultuuri objekt, sellel on omaniku kaitse ainult, et siis kui vaatad, et jälle mingisugune kas või, meil on siin näiteks üks veskijoone, varemed on seal. See omanik just üks päev jälle natukene kõpitses seal, et need varemed püsiks. Aga paljud lükkavad lihtsalt kokku. Lükkavad selle pärandkultuuri objekti kokku ja seda ajalukku enam ei ole maa peal. Et kui seda hoitaks. Kui meie hoiame, siis oleme eeskujud teistele ka. Ehk innustame niimoodi. Ma arvan, et natuke kindlasti. Et oleks meil et kui ma vaatan, et inimeste arv vähene, siis 200 võrra. Nüüd, kas nüüd poole aastaga oli 63 inimest juba vähem või? Et nii kahju, et inimesed lähevad ära. Osa muidugi lähevad manala teed, aga kui noored inimesed lähevad ära, et kui nad ei näe siin tulevikku, et sellest on küll väga kahju. Ja siis vaatad seda Tallinna ümbrust, neid uusarendusi. Tartu ümbrus samamoodi. Nii et miks nad seal tahavad elada? Ma ei saa aru. Siin on jõgi mul. Saab iga hommiku jões käia ujumas. Täna see oli juba nii palju jahedam, et vaatasin, vesi oli nüüd 8 kraadi peale läinud. Oktoober läheneb. Talvel on 2 kraadi ainult. Et on vähemalt. Et mis nende tuulikutega küll saab, ma ei tea. Hirm tuleb peale. Ja imestan, et kohalikud inimesed ka on nõus sellega, et peaasi, et saavad selle, ma ei tea, mitu tuhat aastas selle raha arendaja käest. Mõnel on see võib-olla aastapalk, aga ikkagi. Mina arvan ka, et see ei peaks olema müüdav mitte mingi raha eest. Ja
tegelikult eriti koomiliselt see on ju öeldud nagu talumistasu, et mida sa saad, et mis tasu, et talumistasud, et mida sa taluma pead, kas on siis nagu mingisugune, et see ei ole ju, et see on millegi eest, et sul on raske, et sa koormisi kannad, on see siis looduse ohverdamine või oma tervise, nii mitmel uuringul on välja toodud, et kuskil et 10-15% inimestest saab mingid sümptomid, tervisehädad. eeskätt unehäired, ärevused ja kui sul on 5-liikmeline pere, siis suht tõenäoliselt üks ei saa elada normaalselt siin. Et see ei ole nagu müüdav, isegi kui mingid inimesed saaksid mitukümmend tuhat selle eest, siis üks asi ka võib-olla see, et kui riik ei toetaks seda, siis nad võib-olla ei tuleks neid tahtma neid ja nad saavad subsiidiumi, eks. Nojah, et lubavad neil vähemalt, eks ole, jah. Aga siis tuleb koha pealt vastu olla viivalt häälekalt, et mitte mingil juhul siia ei luba ja seisame teiste valdade huvide eest ka võib-olla koostööga, et ei pea kellelegi neid talumisi neid, tegelikult me maksumaksjana maksame pärast neid asju, et see isegi ei ole odav koos selle kõige võrgu ümberehituse, teede ja looduse kahjude ja kõige nagu kumulatiivse, kui paberil on väga halb tehing, et siis me ei saa seda teha. Ma arvan, mina olen saanud igale inimesele ära selgitada, nii looduse inimesele, tervise inimesele, majanduse inimesele, et kõigi kalkulatsioonide puhul väga halb otsus. Juhan Parts ütles selle hästi välja juba. Äriinimesele ei ole halb otsus. Aga siis ta ei ela siin, eks? Ei võtnud vahepeal katkes ära, aga nüüd ma panin veel lõppu, et kas... Mis sa sellega teed? Ma ei tea. Mis sa tahtsid küsida veel? Et midagi ilusat lõppu öelda südamest. Meil on siin ilus elada tegelikult. Meil on ilus loodus. Meil on inimesed ümberringi, kes tegelikult ka hoolivad üksteisest. Loodame, et see samamoodi ka jääb. Jah, sõda ka ei tahaks. Et neid uudisid iga aeg kuulata, siis mõtled, et noored inimesed võib-olla jätavadki sellepärast oma pered loomata ja lapsed jäävad sündimata ja sellest on kahju. Läks kurvaks. Proovime rõõmsa noodiga lõpetada siis. No lootust on. No, läks valgeks. Valgeks läks. Täna valgustus hakkas põlema. Ei oska midagi muud tahta, peaasi, et meil oleks siin kena elada. Meil oleks teenused, oleks loodus, oleks inimesed. Ja ka tegelikult aus ja avatud valitsemine. Nii sündigu. Nii sündigu. Aitäh, Ester. Olen tänavu linnuloenduse andmed sain ära saata, aga mul on saatmata Keskkonnaametile veel suvised kaitsealuste taimede kaardistamise, orhideede kaardistamise andmed. See on ka siuke töö, mis päästab. Jaa, ainult et see suvi läks ruttu mööda. Ja linnuaeg läks ruttu mööda ja et see on viimaseid aialinnupäevik veel septembri lõpuni. Aga meil on siin jõe peal on jäälinnud
kui ma hommikul ujun, siis ma kaugelt juba kuulen.